kui mu pea kohal oleks praegu relv, mis ütleb, et sul on ainult üks lause, mis peab selgeks tegema, miks see kursus on eluliselt vajalik, siis ma julgen öelda, et suures plaanis, kui rakendada seda, mida te sellelt kursuselt saate, järjepidevalt, siis mu üks lause on, et mul on teile igavese armastuse võti olemas. Minu nimi on Liine Põldsa. Ma olen ametilt kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut. Lisaks psüühikahäirete ravimisele on minu suur kirg ja südameasi paariteraapia, inimeste üksteisele lähedale toomine ja usu taastamine rahuldust pakkuva ja igavese armastuse võimalikkusesse. Kursuse eesmärk on õpetada suhtlema armastussuhetes partneritele omavahel viisil, kus nad saavad kogeda emotsionaalset, sügavat, teineteist päriselt mõistvat läbisaamist ja hakata seda siis rakendama erinevates keerulistes tüliolukordades. Et kõigepealt praktiseerida natukene lihtsamate, turvalisemate olukordadega ja siis minna päriselt nendesse rasketesse tüliolukordadesse. Nii et selle kursuse eesmärk on tegelikult lõpuks suurendada omavahelist armastust, läbisaamist ja mõistmist. Kõige sagedasem dünaamika, mida paarid omavahel viljelevad ja mis viivad mõistmatuseni ja konfliktideni, on selline dünaamika, mida me kutsume siis sellise jälitamise ja eemaldumise suhtlemisviisiks, kus siis üks partner on enamasti kriitilisem, nõudlikum, süüdistavam, see, kes pigem nii-öelda otsib seda kontakti ja teine partner siis on see, kes võtab sammu tagasi, kes kriisiolukordades kipub eemalduma, lukku minema, endasse tõmbuma. Ja selline suhtlemisviis enamasti küll, olgugi et tundub olukorras, et võiks olla selline, mis inimestele aitab ja ta teeb seda sageli ju justkui heal eesmärgil, aga mis tegelikult kuidagi üksteisele lähemale ei vii ja kipub neid tüliolukordasid nii-öelda ikkagi käimas hoidma ja ajaga viima sellisesse spiraali, millest uued tülid võivad väga lihtsalt tekkida. Nii et see on selline kõige sagedasem dünaamika, mida siis selle kursuse käigus õppida märkama ja pidurid peale panema. Tunnetekeskses paariteraapias osalenud paarid minu kogemusel sageli toovad välja üsna üllatavana selle, et tegelikult selliseid konkreetseid lahendusi nad siit paariteraapiast ei saagi. Et see ei ole paariteraapia, mis õpetab inimesi omavahel suhtlema või mis annab kuidagi vahendid efektiivsemalt üksteisega läbi rääkida või kompromisse teha või praktilisi lahendusi. Et kõige suurem selline avastusteekond tunnetekeskses paariteraapias ja täna ka tõenduspõhised uuringud näitavad, et tegelikult kõige efektiivsem viis kogeda rahuldust pakkuvat suhet ja päriselt sellist emotsionaalselt sügavat suhet ongi tegelikult emotsioonide keel ehk siis õpitakse tunnetekeskses paariteraapias või läbi selle kursuse erinevaid harjutusi tehes, kuidas rääkida sellest, mis on siin sügaval südames, nendest päris tunnetest, päris hirmudest, kurbustest ja valudest, mis siis on nii-öelda see lahendus, mis aitab tegelikult kõik need erinevad tüliolukorrad võtta kontrolli alla, nii et kui on vaja sellist ühest lahendust, siis see lahendus tegelikult ongi selles, et tuleb õppida rääkima tunnete keeles sellest päris endast ja see on olnud see kõige suurem avastusretk inimeste jaoks. Minu kogemusel selle kursuse läbinud inimesed, neid enamasti väga kõnetab see, mida nad kuulevad, nad tunnevad ennast sageli ära.
kas siis ühe poolena, kes siis on nii-öelda see süüdistavam, jälitavam pool, nõudlikum pool või siis selle teise poolena, kes on eemalduvam pool. Ja eks ikka teemad, millest pärast tahetakse pikemalt arutada, on ikka see, et aga kuidas siis ma õpin nendes rasketes olukordades minema sinna sügavale südamesse, otsima need rasked tunded üles, et see tundub nii keeruline, see tundub nii harjumatu ja kas tõesti on see kunagi võimalik, et hakata sellisel viisil rääkima ja et see hakkab välja tulema ja et see päriselt aitab. Ja võin kohe päris kindlasti käsi südamel öelda, et on võimalik, saab õppida ja päriselt aitab. Ma julgen öelda, et suurem osa paare, kes on tunnetekeskses baariteraapias osalenud, on saanud selgelt juurde oma suhtesse sügavust, mõistmist, läheduse ja armastuse tunnet. Ja mul on väga näiteks meeles olukord, kus paar, kes oli olnud koos 20+ aastat ja naine oli oma meest näinud selle 20 aasta jooksul pisarad valemas täpselt ühe korra ja teine kord juhtus 3. seansil tunnetekeskses baariteraapias, rakendades just kõike seda, mida te sellel kursusel saate õppima ja kogema, et see oli hästi liigutav, kui minnakse nii-öelda sügavale südamesse oma hirmudest ja valudest rääkima, et mida saad ise kogeda, mida sai mees kogeda, kes 25 aasta jooksul ei olnud ühtki pisarat välja arvatud ühe korra oma naise ees valanud ja siis seal seansil juhtus ja see oli väga võimas ja ilus ja ühendav ja muutev. Pluss tõesti need tagasisided, kus inimesed ütlevad, et nad esimest korda oma suhtes räägivad nii ja näevad oma partneri sisse ja näevad iseenda sisse asju, mida nad ei teadnud, mis seal on ja ei osanudki asjadest üldse nii mõelda või seda nii kogeda, sest see on niivõrd kogemuslik, et ta ei ole nii-öelda nagu peaga võib-olla alati selline nagu loogiliselt sõnastav, aga kogemuslik, et see lähedus ja mõistmine, mida saab kogeda asjadele nii lähenedes, on väga võimas ja seda on öelnud pea iga paar, kes on tunnetekeskset baariteraapiat rakendanud oma suhtes. Julgengi öelda, et tõesti võib-olla teadmine on see, et meil ei ole tegelikult vaja paremaid läbirääkimise oskusi, meil ei ole vaja paremaid viise, kuidas kakelda, meil ei ole vaja aegmaha tehnikaid, kõike seda, millest paljud baariteraapiad tegelikult räägivad. Meil on vaja olla lõpuni kontaktis oma tunnetega avatud ja aus ja turvalisust neid oma partneriga jagada. Ja kui see on meie suhtes olemas, siis meil on olemas lahendused absoluutselt igale probleemile, rääkimata igapäeva probleemidest, nagu kes viib prügikasti välja, kes lapsed lasteaiast koju toob, kuidas kodutöösid ja muid kohustusi jagada, et kui on emotsionaalne side paigas, emotsionaalne lähedus olemas, siis absoluutselt kõik muu laheneb selle pinnalt. Ma võisin olla kusagil 4-aastane, kui ma mitteteadlikult sõnastasin endale, et minust saab keegi, kes hakkab töötama inimestega ja keegi, kes aitab inimesi nende segaduses ja raskuses näha väljapääsu. Ja see on olnud minu selge tahtmine ja tee kuni siis praeguseni välja, et ma olen üks neist õnnelikest, kes on alati teadnud, mida ta tahab teha. Ja ma olen olnud valmis panema sisse väga palju öötunde ja päevatunde raamatute taga, õppides, kogedes, arenedes. See ei ole olnud selles mõttes lihtne õppimine ja seal on olnud palju eneseületusi, aga mul on alati olnud väga selge siht silme ees ja mul on väga hea meel, et mulle on lisaks elu toonud lauale ka selle, et ma olen näinud, et baariteraapia on midagi, mis on inimeste vajadus olnud ja see on olnud minu jaoks ka hästi-hästi suur kirg ja see on ka midagi, mida ma olen kõike saanud rakendada ju oma elus, et eks see on ikka ju nii, et sa pead eelkõige ise rakendama ja siis minema rääkima, sest muidu see ei ole autentne, et mis kasu sellest, kui ma olen see terapeut, kes lonkab ise üht jalga, ehk et seal on olnud selgelt igas mõttes kasu nii minul kui ka siis minu klientidel ja patsientidel.
kui küsida minult, et mis minu jaoks on võib-olla selline kõige suurem avastus olnud siis baariterapeudi teel, sest ka mina olen õppinud erinevaid baariteraapia vorme ja mind võib-olla siis ka ennast isiklikult lisaks siis kõigile nendele efektiivsusuuringutele, et tunnetekeskne baariteraapia on väga efektiivne, on ka inimesena tegelikult kõnetanud just see, et nii-öelda see lahendus nendele raskustele, olgu need raskused mis iganes, sest inimesed pöörduvad erinevate asjadega, toovad nad siis välja raskusi suhtlemisel, pidevat tülitsemist, raskusi seksuaalelus, raskusi lastega toimetulemisel, on see mingisugune elumuutus, millega nad on parasjagu kimpus, et hoolimata sellest konkreetsest raskusest või pöördumise põhjusest on tegelikult seal all täpselt ühed ja samad hoovused ja põhjused, mis on ikkagi see, et kuidagi on pihta saanud emotsionaalne side, emotsionaalne turvalisus ja on vaja hakata taastama ja õpetama inimestel võtma emotsionaalseid riske iseendaga ja oma partneriga ja tegelikult, kui õpitakse üksteisega rääkima haavataval moel ja sügaval südamest, siis tegelikult hoolimata probleemist, hoolimata raskusest leiavad inimesed ise need vastused kõik kätte. Lihtsalt tähtis on viis, tähtis on see nii-öelda emotsionaalne seotus, mille pinnalt räägitakse, et tegelikult kõik need varasemad tehnikad, mis ma õppisin läbi erinevate teraapiate, ei oma tegelikult tähtsust või siis võiks ka nii öelda, et need tehnikad hakkavad tööle alles ja alles siis, kui see põhivundament ja see kõige tähtsam vundament ehk emotsionaalne turvalisus, emotsionaalne side, see, et ma saan rääkida sügavalt südamest endast ja ma saan olla kuuldud ja mõistetud, et see on olemas, et see on olnud selline kõige suurem avastus ja kõige tänuväärsem teadmine, mida mina olen läbi tunnetekeskse baariteraapia saanud. Läbi baariteraapia tegemise olen ma mõistnud, et peamine selline raskus, millega inimesed kokku põrkuvad, on tegelikult see, kuidas nad tahtmatult lõhuvad seda emotsionaalset sidet, mida nad tegelikult nii vajavad, et inimesed protestivad läheduse kaotuse vastu ja nad protestivad selle vastu viisil, mis neid tegelikult ei aita. Nad kas kritiseerivad, süüdistavad, on nõudlikud või nad eemalduvad, poevad peitu või eemalduvad mõlemad või pommitavad mõlemad. Igal juhul see läheduse kaotus, mis teeb nii haiget ja tegelikult tahaks oma partnerit lähedale, siis see, kuidas seda partnerit lähedale kutsutakse, ei toimi, olgugi et inimene justkui enda meelest ja enda jaoks teeb kõik, mis ta suudab, et siis see tüliolukord lõpetada, aga paraku see ei ole efektiivne. Lahendus siis eelpool välja toodule on siis taaskord suhtlemine või üksteisele häälestumine haavataval moel, mis siis tähendab seda, et need oma tavapärased kaitsed, tavapärased reageerimisviisid nii-öelda lastakse eest, lastakse langeda, et viha asendub siis selle päriselt all oleva emotsiooni, näiteks valu, hirmu, häbi, alaväärsusega. Eemaldumine, enesekaitsmine asendub valu, hirmu, häbi või alaväärsusega, mis parasjagu see on. Ja see saab tulla nähtavale ja seda saab üksteisele jagada. Ja me räägime siis sellest päris tundest, sellest primaarsest ja sellest, mis on seal päriselt peidus ja mis vajab tegelikult nähtavale tulemist ja kuuldud saamist. Kui te õpite suhtlema haavataval viisil ja te toote need rasked tunded üksteise vahele paari suhtes, siis te saate hakata kogema esiteks seda, et mis teie endaga toimub, mis on see, mis minuga toimub, mis minu enda sees on, te õpite iseennast tundma, see on juba tähtis. Ja võib-olla veelgi tähtsam on see, et te saate kogeda, et te saate olla oma raskete ja mitte ainult raskete, ka heade emotsioonidega päriselt mõistetud ja toetatud ja et partner saab olla teie jaoks olemas ja see turvaline sadam, et te saate tõesti tunda, et selles elumerel, millel on ju erinevad raskused ja erinevad väljakutsed, et teie kõrval on see üks inimene, kes tunneb seda päris teid, kellele te saate toetuda ja kes on olemas ja kes saab aru,
ja et see tunne on vastastikune, et mõlemad tunnevad üksteist nii, te saate tunda seda päris armastust ja see saab püsida, see hea tunne saab püsida, see saab laieneda terve teie elule, kaasa arvatud teie füüsilisele tervisele, sest et toetav, turvaline armastussuhe lisaks meie vaimule mõjutab ka meie keha, et see tõesti mõjutab suurt osa meie elust, et siit mul on raske näha, mida siit on kaotada või ainult võita. Kursuse käigus saate te läbi 7 erineva vestluse erinevaid töölehti teha omavahel, täita need ära ja neid omavahel arutada. Ja need puudutavad nii siis, kuidas ära tunda erinevaid selliseid tüliolukordadesse viivaid käitumismustreid, kuidas ära tunda selliseid valusaid kohti, millele te niimoodi tugevalt suhtes reageerite, mis teevad eriti haiget, tunda neid ära nii enda puhul kui partneri puhul, mõelda sellele ka, et kust nad võib-olla pärit on, õppida neid tüliolukordi aeglustama, võtta hoog maha, astuda sellelt karussellilt maha, mis meid sinna tüliolukorda viib ja kus siis, kui see karussell väga kiirelt käib, on juba väga keeruline maha hüpata. Kuidas saavutada sellist ühenduse, kaasatuse tunnet, rääkida sellest, mida te kõige rohkem kardate ja vajate. Saate läbi rääkida omavahel ka sellised eriti valusad juhtumised paari suhtes, mida kutsutakse kiindumustraumadeks. Saate juhiseid, kuidas neid lahendada. Puudutame ka seksuaalsuhte teemasid, erinevaid viise, kuidas omavahel seksuaalsuhtes ollakse ja kuidas siis saavutada sellist sügavat rahuldust pakkuvat seksuaalsuhet. Ja viimaks siis ka selliseid näpunäiteid, kuidas sellist positiivsust kasvatada suhtes, teha selline oma suhtekaart, tulevikuvisioon, oma armastussuhteloo kujundamine, et igal juhul selline lähedust, üksteise mõistmist, arusaamist süvendavad praktilised harjutused. Ajend, mis viis mind tegelikult tunnetekeskse baariteraapiani, oligi päris elu, et ma tegin individuaalteraapiat ja psühhiaatriliste probleemide ravis väga edukat teraapiat, aga nagu elu ikka, on ta mitmetahuline ja lisaks psühhiaatrilistele probleemidele inimesed ju räägivad ka tööprobleemidest, suhteprobleemidest ja selge on see, et inimene on üks tervik ja mul oli ju alati see võimalus suhteprobleemide käsitlemisel inimesed suunata paari- või pereteraapiasse, aga kuna inimesed ka palusid, et ehk mina saaks nendega jätkata ja mul oli endal niivõrd suur huvi selle teema vastu, et mulle tundub, et armastus on midagi nii suurt ja kõikehõlmavat, mis on niivõrd suur osa meie elust ja paarisuhe on niivõrd suur osa meie elust, et kui ikkagi kodus on korras ja kodus on hästi, siis on nii palju mõnusam ja turvalisem olla ka igal pool väljaspool tööd ja kaasa arvatud toimetada oma psüühiliste raskustega, et kui see tugi ikkagi partneri näol on olemas, et see tundus niivõrd oluline, niivõrd kõikehõlmav ja selgelt ka väga põnev teema minu jaoks. Ja loomulikult seda kõike ju ma saan rakendada ka oma paari suhtes ja teistes lähedussuhetes, et siis nii praktiline vajadus kui ka huvi, kui ka mõistmine selles osas, kuivõrd tähtsad on paarisuhted, olid minu jaoks ajendiks, et minna õppima just tunnetekeskset baariteraapiat, mis on siis selgelt täna üks efektiivsemaid baariteraapia vorme maailmas. Et minu südameasi on teavitada inimesi sellest tegelikult, kui suur mõju on meie paarisuhetel meie elule, meie üldisele elukvaliteedile, nii meie vaimsele tervisele kui meie füüsilisele tervisele, et kuivõrd palju tegelikult paarisuhte kvaliteet mõjutab kõike muud. Ja seetõttu saigi loodud see kursus, sest olgugi, et täna inimesed tulevad juba väga julgelt baariteraapiasse ja mul on sellele äärmiselt hea meel ja ei pöördu kaugeltki ainult naised, kes justkui
nagu kipuvad julgemalt tulema või ainult noored, kes on siis võib-olla see teraapia maailmaga natukene rohkem tutvunud, tulevad ka vanemad paarid, tullakse ka meeste algatusel, siis see kursus on võib-olla mõeldudki nii-öelda laiema haardega, jõudmaks võib-olla rohkemate inimesteni, olla nii informatiivne kui ennetuslik, sest teraapiaprotsess pigem juba siis tegelebki rohkem süvitsi ja võib-olla siis, kui on juba tõesti sellised väga konkreetsed probleemid välja joonistunud, see kursus ise sobib väga hästi tõesti ka nii-öelda nagu teavitus- ja ennetusmeetmena, et ta ei ole ainult nendele paaridele, kes võib-olla on keerulises seisus, vaid see sobib tõesti kõigile, et oma emotsionaalset sidet veelgi tugevdada. Ja üldiselt tagasiside sellele kursusele on olnud tõesti äärmiselt positiivne, et inimesed ongi saanud siis kas selle kogemuse, et nii tore, et meiega on nii hästi ja saab olla veel paremini, me tahaks kohe minna praktiseerima, harjutama, ei jõua ära oodata, et istuda partneriga maha ja teha neid harjutusi, või on olnud mõistmine, et tegelikult tahaks isegi teha sügavamalt seda tööd, tahakski minna teraapiasse, või et ma olen ka mitu korda kuulnud, et oi kui tore, et on kuulda ja tegelikult teada, et sellel on tõenduspõhine tagala olemas, et elukestev armastus ja kirg on võimalik, et see ei pea manduma, see ei pea olema midagi, et jahtunud suhtega justkui peaks leppima, et see on midagi, mida on võimalik tegelikult hoida või taas siis sütitada juhul, kui see tuli on pisut ära kustunud. Ma julgen garanteerida, et kui te selle teekonna ette võtate, te kuulate ära selle teooria, mis on tunnetekeskse baariteraapia põhiteesidega välja toodud. Kui te teete ära peate maha need 7 vestlust, siis kindlasti saate te üksteist rohkem mõistma, tundma ennast kui partnerit ja rääkima, kogema viisil, mida siiamaani võib-olla ei ole teinud, et te saate midagi kindlasti uut ja põnevat, võib-olla ka rasket ja ebamugavat, aga et see on midagi, mis teid kindlasti lähendab, nii et nagu ma olen öelnud enne, ütlen ka nüüd, et kaotada pole sellest midagi, võita aga väga palju.